tere õhtust kõik spordisõbrad ja TV6 vaatajad. Oleme pilliga Kadrioru staadionil, kus meil kohe hakkamas UEFA konverentsiliiga teise eelringi esimene kohtumine. Ja kohtumas on siin Paide linna meeskond ning külla sõitnud neile Rootsi hiid Stockholmi AIK. No loodame, et see jõud jätkub, aga Lutka tegelikult väga-väga kenasti ju toimetas meil Gibraltari mees. Suure mängu atmosfäär on õhus ja seda Eesti jalgpallis on ikkagi ütlemata tore näha. Nüüd näeme siin pildis ka paksu tossu sees AIK fännid oma meeskonda murule tervitavad. Ootlikult lükatakse nüüd paremale äärele. Seal on Hove. Otsib edasi, aga nüüd Saliste saab selle palli enda kätte. Aga lükkab otse selle rootslase jala peale. Nüüd senderduse koht tuleb ootlikult ja kas on esimene? On esimene olemas. Number 10 Berzant Selina viib juba 7. minutil siit Stockholmi ja AIK juhtima. No natukene liiga lihtne. Senderdada ja Selina kerkib seal kõige kõrgemale. No näeme siit tõesti mitte keegi. Vassiljevi mehed ei ole kasutanud. Miller leiab Lutsu, Luts hästi keerab, lükkab keskele Ojamaale. Ojamaal nüüd vaba ruum, kas läheb vajutama ka? Läheb proovima, aga praegu on sihik ebatäpne. On see palli ülesse vedamine, sealt võtab hästi ette, läheb keskele, lükkab Korrile. Korr sealt löögil ei saanud, nurk natukene liiga teravaks leia, aga leitakse Ojamaa Milleriga. Tahtsid seal seina mängida, aga lõpuks pall Nordfeldi juurde jõuab. Tundub, et AIK võtab ka nüüd natukene rahulikumalt, küll otsitakse siia vasakule äärele, aga just selles mõttes rahulikumalt, et Paide on natukene rohkem mängu sisse saanud. Väravautor Selina väga lihtsalt läheb Televitšist praegu mööda, kas läheb ise lööma? No proovis sihukest nagu eile Agiri pani, siis nii lihtsalt ei saa ikkagi endast Selina sugust meest mööda lasta. Tuleb sinna tagumisse tsooni väga ohtlikult jälle, kas saadakse see puhtalt lüüa, seal mehed on pikali. Nüüd ääre peale palli, aga seal ei ole see mees võib-olla kõige ohtlikum. Saab pöörata ka, astub esimesest mehest mööda, Ojamaa on kõrval. Kas Korr läheb ise vajutama? Läheb proovima, aga pool meetrit praegu üle põiklati läheb see pall. Ja usun, et tema taha siin midagi ei jää. Pikk pall ette nüüd Ojamaa suunas. Kas õnnestub siit Senders teele lasta? Korr on kastis. Ojamaa teeb väikse pausi. Nüüd tuleb ise värava suunas. Sööd seal Lutsule. Füüsist, et vaatame, kas sihukest asja jõutakse ka näiteks 65. teha. Et siin esimene poole ja lõpp, no veel on palju öelda, et poole ei lõpp, aga nüüd Ojamaa hästi keerab, leiab Korri ülesse. See võiks see Korri koht olla nüüd siin üks ühele võtta, läheb parem jala peale, läheb lööma ka, aga ja selja tagant näpata. Aga vaatame nüüd, uus standard olukord ja seekord Joosep Saliste palli taga vasaku jalaga. Otsib tagumist tsooni. Baranov toob tagasi sinna, kas saab siit keegi löögile? Lipud püsivad all, ei tule midagi ja nüüd Milan Televits ikkagi seal suluseisus Nordfeldi ees oli. Ja Korr muidugi näitab, et tema ka jõuline poiss läheb, lükkab kohe seal kreeklase pikali. Ja siin ei vilistata viga, kohtunik pani juba siin vile suhu, laseb ootlikult siin palli nüüd kasti ja uus löök tuleb ja läheb eespostist meetrikese mööda. Aga näeme siit, et lisaminuteid ei tule ja sellega esimene poolek meil lõpuga saab. Riietusruumis ei olnud võib-olla selline kõige rahulolevam see, aga Saliste saab nüüd hästi palli kätte ja siit on tekkimas ruumi. Korr on keskel olemas, Saliste saadab Sendertse teele, paneb madala palli ja siit oli päris hea võimalus tekkimas. Sinna tagumise posti suunas minemas, aga mitte piisavalt. Vaatame kordus siit. Saliste otsis tagumisest tsoonist vist Daniel Lutsu. Rääkisime, et siin keskkaitsjad peavad ise palliga tõusma. Nüüd otsitakse Korr väga hästi jätab. Kas Luts ei olnud soluseisus, aga ei suuda Nordfeldis seda mööda lükata. Siin isegi mängu parim variantsi siin Paidel, aga Nordfeld, mees, kes hoidnud oma karjääri jooksul 39 korral ka, et Korri peale minnakse seal lõpuni kaasa. Nüüd saab Paide heas kohas palli Daniel Luts. Vaba maa on tulla, Saliste jookseb sealt üle ka. Daniel Luts, kas läheb ise lööma, astub mööda. Eestis ju 1-1 viik, nii et see veel täna täiesti püütav on. Ojamaa hästi saab selle palli kätte, kas õnnestub ise löögile minna, aga nüüd löök sisse ise jääb Paidele. Saliste paneb palli kiiresti mängu, Korr saab selle palli kenasti kätte ka, kas õnnestub leida jätk. Uuesti Salistele, Senderdus nüüd, aga seal ei ole keegi ootamas. Keisab proovida, aga plokk oli ees. Televitš paneb siit veel ühe kauglöögi, aga ka see blokeeritakse. Püsib seda söötu ka, läheb tema suunas. Aga nüüd hästi oli seal kaitsevastase Ari, otsib söötu keskele, seal on päris palju vaba ruumi. Tuleb kauglöög ja tuleb ära. AIK lööb siit teise värava ka ja nüüd on ikkagi keeruline.
täitsa võib ka siin natukene vaadata, tundub. No mees ise oli ka ikkagi päris pahane selles olukorras. Võib-olla see üks kaitse ära võtta, midagi tegelikult enam kaotada ei ole. Öö alla saada ja usun, et mida aeg edasi, seda paremaks mees läheb, aga nüüd Paidel paremal häälel võimalus. Tuleb senderdus kasti korri suunas, aga siin muudeta, et Luts jääbki siukse nii-öelda wingbacki rollis, aga võib-olla natukene lihtsalt ründavamaks. ja no Saku jalaga tahaks löögile minna, aga hoitakse teda parema jala peal. Ali nüüd lööb pallist mööda, kas siin saab hoopis Paide omakorda rünnakule tulla. Ojamaa otsib kohe Korri. Korr on võidujooksus siin praegu Kreeka keskkaitsega ja kes suudab ikkagi selle palli Nordfeldile toimutada ja väga pehmelt annab siin nii AIK-s pool aastat kui ka Brommapoika akadeemias mängis, siis mõned mingid kogemused on ja usun, et rootsi keel mehel peaks suus olema. Samal ajal Paide tulemas siit nüüd 4-4 rünnakule, Ojamaa palli vedamas. Jam pakub selle liini, aga Ojamaal on raske, on näha. Tuleb pall siia vasakule äärele, Siim Luts. Libastub korraks, tagumine post on seal vaba, seda ei tule. Luts läheb ise lööma, põrkab nüüd Ojamaale. Kas Ojamaa laseb selle palli üle? Läheb siit kõrge kaarega pall Viktor Hugo suunas, aga jääb võib-olla veidikese liiga kõrgeks. Ja ei saa lõpuks ükski Paide mees seal palli kätte. Aga Paide vahetused enne. Ojamaa õhtu saab siit lõpu. Arusaadav, mees oli ennast ikkagi täitsa tühjaks siin pigistanud. Kilmur sammuti võetakse puhkama ära. Ei, läheb hoopis sööt Flatakerile keskel. Aga brasiillane on kenasti seal kehas ja ei lase endast nii lihtsalt mööda minna. Ja üsna vabalt tegelikult seal keskväljale Alile ruumi oli, mitte kedagi ümber ja Giorgio. Ja julgelt nüüd mängib Giorgio, paneb võimusa survele, kaotab palli, kas tuleb kolmas? Ei, Giorgio saab tõrje kirja ja kas see on Giorgio esimene tõrje tänase mängu jooksul? Mu mälu mind ei peta, aga see oli nüüd esimene ikkagi selline tõsine tõrje selles kohtumises ja vaatame, kuidas nüüd. Kiriv pall tuleb siit kasti, Jarju ei saa seda kätte, aga kas õnnestub minema saada? Suusot, aga Suuso tahtis liini taha. Lillander tõstab selle palli ettepoole, pall jääb sinna õhku, Suuso teeb esimesele mehele ära, nüüd on võimalik siin teha. Astub mööda, läheb löögile ka, aga seal ikkagi keskele ja krambid ründavad siin mõlema meeskonna mängijaid. Ja ekstra raske ka mõlemal meeskonnal ju nüüd ja Paide võimalik siin auväravat otsida. Korr keerab hästi ennast Hanseni pealt maha, Suuso jätkamas. Seal erinevad mehed jälitamas on, Korr läheb nüüd mööda äärt ja ei saa viga kätte siit ja Gert Kamp siin tribüüni peal ka täitsa kuri puhkamas. Televitš nüüd kõrgele tõusnud, otsib seal peene sööduga. Kas oli see Jam jätab Millerile, Miller läheb lööma ja kas käis postis see pall ja vot see oleks andnud siin natukene veel. Saab selle oma variandi siit väljaspoolt kasti ära. Taga näeme siin AIK on ikka endiselt suurte jõududega kastis. Tuleb siit madal pall ette posti, aga ei, siiski saavad sealt jala vahele. Aga ei, sellega kõlab meil kohtumise lõpuvile ka. Paide linna meeskond 0, AIK 2 ja midagi teha ei ole. Rootslased täna näitasid oma paremust mõlemal poolel. Üks värav siis neilt Selina kohtumise alguses ja meiega on Paide linna meeskonna peatreener Vladimir Vassiljev siin. 2-0 kaotus täna kahjuks tuli vastu võtta. Mõlemad väravad siuksed võib-olla poolvällitavad tegelikult ju täitsa on ja nagu mäng näitas, siis suudame mängida ka ilusti tippude vastu. Ja täiesti nõus, et tegelikult selleks, milleks valmistusime, kõik oligi väljakul, teadsime, mida täpselt oodata, hästi reageerisime, aga kahjuks vahest see klass ikka nagu otsustab mänge. Meil olid põhimõtteliselt nagu minu samasugused võimalused, me ise ei löönud ära, ega Aikil palju võimalusi küll ei tekkinud, aga need, mis tekkisid, nad hästi realiseerisid ära. Mida te poole ajal võib-olla muutsite, nagu kui oligi täpselt, et Aik laseb lükata küll, aga just seda, et seda täppi I peale panna, et mida poole ajal muutsite? Ei muutu midagi, lihtsalt andsime väikest juhist, et tuleb rohkem selja tagumist ruumi rünnata nagu kas Kori näol või siis number 10-tega, aga kahjuks jällegi ei tekkinud seal nii palju võimalusi nagu tahaks, et peame natukene rohkem trennis siis vaeva nägema nende olukordadega ja loodame, et seal Stockholmis suudame siis neid ruumid ära kasutada. No nüüd on vähe pikem paus siin, nädal aega saate valmistuda selle mängu jaoks, et 2-0 ei ole jalgpallist teab mis number, kindlasti väga raske ülesanne, aga usk peab püsima. Kindlasti jah, et kui suudame seal ühe värava ära lüüa ja nulli taga hoida, siis ma arvan, kõik on võimalik. Jällegi ootame samasugust mängu, üritame lihtsalt paremini realiseerida oma võimalusi ja ega midagi muud. Ja, okei, aitäh!
Ja nüüd tuleb meie juurde siis Paide linnameeskonna kapten Henrik Ojamaa. Henrik, mängina päris raske mäng, 27 kraadi päikse käes siin mängida. Kuidas võtaksid kokku ise enda sõnadega selle mängu? Jah, kindlasti see on võrreldes üks keskmise meie liiga mänguga, see on natuke teise tempoga mäng ja kuigi sellest palju rääkisime enne mängu, et peame ka alguses sellega kiiresti kohanema, siis esimesed 50 minutit oli kohe meil kahjuks raskus ja peale seda tuli seda enesekindlust, et mängida ja saime mängu hästi sisse. Oli selliseid momente, mitte ütleks 100%, oli momente, tekitasime mõningaid häid rünnakuid, aga kahjuks sealt ise ei suutnud skoorida ja võib-olla kõige rohkem kahju on sellest teisest väravast, et kui siit minna veel nagu 0-1-ga, see on teine asi, et see teine värav oli natuke kergelt liiga antud ja sellest on võib-olla kõige rohkem kahju. No jah, klassikud ütlevad, et jalgpall on ümmargune, et selles suhtes Rootsis kindlasti mingid võimalused teil tekivad ja tulebki lihtsalt võib-olla natukene ise julgemalt ja kaitses natukene juurde panna, et võib-olla kuidas siis treenerid nagu poole ajal teid nagu utsitasid või mida muutsite julgemalt? Ja mõningad muudatused võib-olla paar asja, mis me olime kokku leppinud, võib-olla nii hästi ei toiminud, et siis tegime kiired korrektuurid, ma arvan, pressingu saime paremaks. Aga ma arvan, peale nende värad me saime tegelikult mängu väga hästi sisse, et see ülejäänud esimene poole tegelikult oli minu silmis üleüldiselt positiivne, aga võib-olla kahju, et me ei saanud siit oma väravat kaasa Rootsi võtta ja kahjuks lasime selle teise, aga ma arvan, et jah, võib-olla võtta seda järgmist mängu omaette, et minna lihtsalt seda mängu võitma ja esimest värat kindlasti ise vaja lüüa ja sealt vaadata edasi. Kindlasti ei tohi sinna minna sellise mentaliteediga, et me läheme lihtsalt ära mängima, et võtame seda võib-olla ühe mängu haavel ja vaatame, mis meile toob. Super, aga aitäh ja edu Rootsis!